Jaa, tere pärastlõunast tänase sissejuhatuse eest. Ma ütleks ise ka niimoodi, et võib-olla minu ettekandel olidki selliseks heaks taustaks ja sissejuhatuseks ettekanded, mille tegi Margus ja siis ka Alvar. Et ühtepidi on siis minu teema seotud kriitiliste toormete määrusega ja teistpidi ka Eesti maavarade potentsiaaliga. Millest ma räägin? Ma räägin siis dokumendist, mille ametlik pealkiri praegu on Eesti riiklik kriitiliste toormete üldgeoloogiliste uurimistööde programm. Miks selline dokument koostati? See tuleneb siis kriitiliste toormete määrusest, mille kohaselt eelmise aasta mai lõpuks kõik liikmesriigid pidid koostama sellise kriitiliste toormete uuringuprogrammi. Tõsi, oli jäetud ka võimalus, et kui mõnes riigis tõesti potentsiaali ei ole, siis on võimalik koostada selline teaduslikult põhjendatud dokument, mis ütleb, et seda potentsiaali ei ole. Seda võimalust kasutasid väga vähesed riigid, et ma isiklikult tean ühte, see oli Taani, aga teised riigid minu teada suures osas vähemalt koostasid programmi. See programm on praeguseks kinnitatud, see kinnitati Eestis siis energeetika ja keskkonnaministri käskkirjaga. See dokumendi formaat ei olnud Euroopa Liidu poolt ette antud, et see on erinevates liikmesriikides väga-väga erinev, et kuidas keegi selle ette võttis. Ja meie programm siis koosneb, kui niimoodi ülesehitusest rääkida, olemasolevate teadmiste ülevaatest, programmi fookusest, siis on seal toodud tegevuskava, elluviimise korraldus ja ka siis ajakohastamise loogika. Kui nüüd rääkida programmi fookusest, siis seal programmi eesosas, kus me räägime teadmiste tasemest, me räägime erinevatest kriitilistest toormetest. Siin täna on tegelikult juttu olnud, et meil kriitilisi toormeid leidub erinevates geoloogilistes kihtides, aga meie programmi fookus on Eesti kristallisel aluskorral. Et väga hea, et Alvar sellest natuke niimoodi juba rääkis, et siis ma ei alusta päris tühjalt kohalt, et kristalline aluskord siis on need kõvad kivimid, mis meil asuvad settekivimite all, kuskil Põhja-Eestis on nad minimaalselt, ütleme, et 100 meetri sügavusel ja siis lõunasuunas läheb järjest see settekivimite paksus suuremaks, isegi kuni 800 meetrini. Aga ütleme siis Põhja-Eestis on nad ikkagi mõistlikult kätte saadud isegi maailma mõistes. Ja need kivimid siis on maa peal, näiteks Soomes, Rootsis ja tegelikult ongi nad siis täiesti võrreldavad Eesti kivimid nende samade kivimitega, seetõttu me siis eeldame, et seal on ka see potentsiaal. Miks me räägime kristallisest aluskorrast ja mitte nendest teistest kriitilistest toormetest, nagu näiteks fosforiidist selle programmi vaates, siis selle programmi põhifookus on tegelikult maavarade otsingutel. Ja siis need maavarad, mis meil on nendes madalamates kihtides, tegelikult on suhteliselt hästi uuritud, neid pole mõtet otsida, need on teada. Aga nüüd see kristalline aluskord on see koht, kus on see potentsiaal, mis on meile veel teadmata. Ja praeguse programmi eesmärk ongi otsida majandusliku potentsiaaliga kriitiliste toormete, ütleme siis leiukohti, et me ei saa rääkida mingite konkreetsete maardlate välja eraldamisest, sellepärast, et meil lihtsalt ei ole selleks praegu piisavalt teadmisi. Et enne tuleb eeltöö ära teha ja see ongi selle programmi sisu. Programm on praegu koostatud aastani 2040, niimoodi üldise perspektiiviga, aga siis tegelik tegevuskava on esimese 5 aasta kohta, kus siis on ette nähtud tegevused, tähtajad ja rahasummad. Kui nüüd rääkida programmi elluviimisest, siis niimoodi Euroopa Liidu tasemel tegelikult tegelevad kriitiliste toormete teemaga, siis suuremas plaanis tegeleb see kriitiliste toormete teemaga Euroopa kriitiliste toormete nõukogu, kus on Margus. Ja siis nagu Margus mainis, siis tegelikult see nõukogu all on erinevad allrühmad, mis tegelevad erinevate teemadega, muuhulgas nende programmide elluviimise teemaga ja siis selles allrühmas, mis tegeleb nende programmidega, olen Eesti esindaja mina. Eesti programmi elluviimise korraldaja on Kliimaministeerium, aga siis peamine tegevuste täitja on Eesti Geoloogiateenistus. Tõsi, me teeme siis tihedat koostööd erinevate ülikoolidega ja teiste asutustega, kes omavad vajalike kompetentse erinevate ülesannete täitmiseks. Praegu on, mis tuleneb ka tegelikult määrusest, on ette nähtud, et see programmi vaadatakse üle iga 5 aasta tagant, seetõttu on ka see detailsem tegevuskava koostatud 5 aastaks. Ja
kui nüüd kõik need tegevused, mis selle programmi on ette nähtud esimese 5 aasta kohta kokku liita, siis nende kõigi elluviimiseks kuluks 9,1 miljonit eurot. Aga tõsi on see, et hetkel ei ole selle programmi elluviimiseks üldse rahastust ette nähtud. Et see tuleb siis jooksvalt leida. Et on võimalik, et kas riigi poolt tuleb veel mingisuguseid rahastusi või siis me ise otsime ka erinevaid projekte, kuidas saaks seda programmi ellu viia. Aga ütleb siis, see tähendab tegelikult seda, et pigem need esimese 5 aasta tegevuste elluviimine ei õnnestu 5 aasta jooksul, et see ilmselt lükkub edasi. Aga lihtsalt võrdluseks ma tõin siia natukene välja veel, et erinevates riikides on lähenetud programmi elluviimisel erinevalt, et näiteks Tšehhi, mis on ka Euroopa mõistes ikkagi suhteliselt väike riik, et nemad nägid ette 50 miljonit eurot oma programmi rahastuseks, Itaalia 13,5 miljonit esimese etapi peale ja siis Prantsusmaal on lausa 142,4 miljonit eurot aastani 2031. Siin muidugi tuleb arvestada seda, et nende summade leidmisel on kasutatud natuke erinevaid metoodikaid, et osad riigid on oma summade sisse juba liitnud ka mingid käimasolevad projektid, mida ei alustatud konkreetselt selle programmi siis elluviimiseks. Aga ega me ei ole ka istunud päris käed rüpes ja ei saa öelda, et me siiani kohe üldse mitte midagi pole teinud. Et kui me räägime kristallsest aluskorrast, siis nagu Alvar juba tõi hästi välja, siis esimesed sellised sügavad puuraugud, mis sellesse aluskorda rajatigi Jõhvi magnetonomaaliale siis 1930. lõpus. Ja sellise hea kokkusattumus on siis, kui Eesti Geoloogiateenistus alustas oma kristallse aluskorra uuringutega, siis ka meie alustasime jälle Jõhvi magnetonomaaliast, kus me ka puurisime uued puuraugud. Et siin ma olengi toonud välja 2 pilti, et tehnika on natuke muutunud aja jooksul, nagu te näete. Ja see on põhiline erinevus tõesti. Ja siin on, all ma tõin ka välja selle, et tegelikult me küll tahtsime koguda infot ka selle rauamaagi kohta, aga põhiline eesmärk oligi uurida rauamaagiga kaasnevaid elemente, sealhulgas siis neid elemente, mis praegu on kriitilised toormed. Ja siis tegelikult meil on käimas veel erinevaid projekte, et väga oluline on see, et me saaksime oma olemasoleva info koondatud ja andmebaasidesse, et see on baas, mille pealt me saame edasi minna. Et selleks me olemegi digitiseerinud andmed, kandnud nüüd andmebaasi. Meil on hangitud selline puursüdamike skänner, et me saaksime kasutada enda hoidlates olevat siis juba puuritud aluskorra puursüdamike. Alvari ettekandes oli see skänneri kohta ka üks pilt. Ja lisaks on meil käimas üks selline Horizoni europrojekt nimega Explore. Et see on siis sisuliselt selline tehnoloogia arenduse projekt tegelikult hästi lühidalt kokku võtta. Et selle sees siis põhimõtteliselt arendatakse maavarade uuringu meetodeid ja siis meie roll seal on muuhulgas pakkuda välja üks testiala, kuhu siis sellel kevadel tullakse tegelikult proovima erinevaid tehnoloogiaid, mida arendatakse ja me skaneerime siis ka sinna südamik, et meil oleks alusinfo, millega saaks võrrelda, kas need tehnoloogiad töötavad või mitte. Selles projektis on vist, kui me eksili, kokku 13 partnerit 4 riigist. Aga nagu ma ütlesin, siis praegusel hetkel selle programmi elluviimine tegelikult sõltub rahastusest. Me tegeleme selle otsimisega, aga tõsi on see, et sellega tegelevad kõik riigid Euroopas. Sest et enamikel ei ole väga kindlat rahastust ette nähtud, seetõttu on see konkurents tihe. Ja minu sõnum on see, et kui me tahame projekti eesmärke saavutada, siis on selleks vaja kindlamat rahastust. Aitäh! Nii. Kes julgeb käe tõsta? Ma luban, et ma ei too selle raha, ei tule rahakarbikat, annan natuke. On küsimusi? No ega meil aega ka tegelikult ei ole, nii et aitäh sulle, Tiit!